Kui juhtub autoavarii, siis peab hakkama täitma pabereid. Liiklusõnnetuse teate vormi ega pastapliiatsit ei pruugi aga igaühel autos olla. Nüüd on võimalik blankett täita mobiilis, mis peaks selle probleemi lahendama. Kuna see blankett on üle-euroopaliselt täpselt ühesugune, siis küsitakse Eesti mõistes väga palju liigset informatsiooni, mis meil kesksetest liikluskindlustuse registrist näiteks on kõik kättesaadavad ja neid andmeid ei ole Eesti inimese puhul vajalik küsida. Eestis piisab tõesti enamasti vaid numbrimärgist. Mobiiliäpis saab lisada lisaks tähtsatele andmetele ka õnnetusjuhtumist pilte, mis elimineerib vajaduse nendega eraldi tegeleda. Kokku võtab see aga 10–15 minutit. Politsei aitab inimesi blankettidega üpris tihti, kuid paberi ja pastaka kohale toomisele ei pea nad enam oma aega kulutama. Me selles mõttes määrime neid üsna palju ja see kindlasti oma aja võtab. Politseiametnikuna võin ütelda, et kui ma ise sündmuskohal käin, siis ma määrin seda paberit üsna kiiresti, et ma saan selle kiiremini valmis. Inimene, kes ei ole seda varasemalt täitnud, tema jaoks kindlasti võtab iga lahtri täitmine oluliselt kauem aega, peab mõtlema, kas ma seda pean täitma, kui pean täitma, kus ma need andmed võiksin saada. Kui liiklusõnnetuse asjaolud nõuavad politsei teavitamist või on inimene viga saanud, siis tuleb teavitada häirekeskust numbril 112. Ja loomulikult tuleb säilitada ka inimlik faktor. Täna hommikul Kaarli kiriku juures toimunud pleki mõlkimises keegi viga ei saanud, küll aga oli politsei kohal, et lahendada keelebarjääri. Kuna teine autojuht ei rääkinud eesti keelt ja mina ei rääkinud tema keelt ehk vene keelt, siis kutsusime politsei kohale ja oligi korras. Nüüd on mõnus paberimajandus. Üritame Google Translate'iga kuidagi üksteise keeli tõlgendada. Liikluskindlustuse fondi veebiteenusele saab ligi aadressil avarii.lkf.ee.